Wienerberger esitleb Eesti meistrivõistlused discgolfis 2024 aastal ja oleme Mäetaguse discgolfi pargis. Viimane võistluspäev, esimesed 9 rada on FPO liidritel mängitud ning asume siis jälgima tagumist 9 rada, kus selgub siis 2024 esikolmik naiste divisionis. Stuudios endiselt Antoni Enden ja discgolfi liidu president Timo Juursalu. Tere kõigile! Jätkame siin nüüd tagumise 9 korviga ja meil on peale 9. nagu ikka tuleb 10. Par 3, 88 meetrit ja siin on siis suur Mando värav, kus siis tuleb keskelt läbi mängida ja siia korvi jõuda siis. Kas sul on mingi raja põhjal siis see rada äkki ehitatud? No, mis on kust on šnitti võetud? No šnitti on võetud ikka USA-st, kus on siis kuulus 7. korv USDGC-l, aga me panime 1 meetri juurde. Et ei saaks öelda plagiaat. Neil on 87, meil on 88, nagu mu sünniaasta. No just võttesingi, et ei tahtnud minu sünniaastat panna. No see on juba USA-s pandud. Jah. Igatahes esimene vise siis tuli Anneli poolt. Jah, Anneli viskas sinna Mando väravasse pihta. Keiti viskas läbi ja Kaidi ka ilusti läbi. On ilmselt ringi sees. Mida teeb Kristi? Kristi just, kui te ei ole veel vaadanud esimest 9 korvi, 9. korvil sai päris suure numbri, et kuidas sellest välja tuleb. Ja, tasub kindlasti siis esimene 9 ära vaadata enne, kui asute tagumist vaatama. Aga on siis jah seisud läinud selliseks, et Kaidi Alsalul -6 hetkel, tema selja taga siis Kristi Unt +2, Keiti Tätte +3 ja Anneli Tõuges Männiste +11 peal. Ja oli siis hetkel, kui meie liidritel oli 9 rada mängitud, siis Chase Cardil oli 1 rada rohkem ja oli seal top 5 siis järgmisena Kaire Tekku +15 peal tol hetkel. No ütleme ka võimalus veel Anneli kinni püüda. Siin Kaidi natuke nagu kiirustas. Et, jah, samas, ega sa vihmaga väga kaua aega ei taha ka võtta. Jah. Naistel selles mõttes on päris kehvad olud ja Keitilt pöördi. Jällegi, Arsenal on lai, kui siin esimeses videos sai mainitud, et Keitil oli eelmistel aastatel just selle puti enesekindluse ja tehnikaga natukene viperusi, siis nüüd paneb siin spin-putti ja hark-putti ja kõike päris enesekindlalt ja see ei olnud ka nüüd selline lihtsalt tõsta sisse, et seal ikkagi oli korvini mõned meetrid. Aga hetkel nagu tuult meil ei ole. Jah, rohkem siis seda niiskust tuleb sealt laevalaotusest. Vihmavarju lükkab ikka ümber. Selleks ei ole jah kahjuks või õnneks palju vaja, et sinna alla see õhk läheks. 10. rada siis Keitile pöördi, Kaidi ja Anneli parriga maha ning Kristile tuleb siit Pougi otsa, nii et 2 rajaga nüüd Kristi Unt võtnud +5. Rada 11, par 3, 105 meetrit ja tegu on siis Alutagusega Mäetagusel. Jah, et üks rada, kus siis vähe rohkem neid puid ja selline koridori rada. Üks tuleb siin lõpupoole ka, kus minnakse korra metsa vahele, aga MPO layoudil tuleb see, see mets seal rohkem mängu või see koridor, et naised mängivad seal 16. siis natuke lühemat versiooni. Käivad korra seal metsaservas. Aga mis siin nüüd oli, et... Oi! Et siin oli nüüd olukord, kus Keiti viskas ja teised eelnev grupp oli veel korvi all. See nüüd lõppes küll väga õnnelikult ja see on õppematerjal kindlasti kõigile, et alati, eriti just pimedatel korvidel või pimedatel visetel, kus tuleb näiteks nurga taha visata, siis palun kontrollida ikkagi ennem, et eelmised on sealt viskealast väljunud. Aga ja
kunagi ei tea, et tuleb hea vise välja. Ja, sa võid täpselt. arvata, et oi, ma ei viskagi nii kaugele, aga näed, korvi alla viskas Keiti. Eks see on selline Murphy seadus, et siis, kui sa tihtipeale ootad kuskil rajal, et ma olen ükskord siin korvi alla välja visanud, siis tavaliselt läheb see vise lörri, aga pigem karta kui kahetseda, sest jah, kui see välja tuleb, siis see Keiti vise oleks võinud päris pahasti lõppeda. Jah, et selle kettaga kindlasti saab haiget. Mis oleks võib-olla natuke aidanud, on see, et seal juba hoog oli ikkagi lõppemas on ju viskel, et ei oleks võib-olla nii hull. Jah, aga lõppkokkuvõttes kõik hea. Kõik läks hästi praegu. Ei juhtunud pahandust ja said ka siin kõik, ma arvan, selles flightis ja seal ees olevas ning ka, kes siin videot vaatavad, said korraliku meeldetuletuse, et ettevaatusabinõud kõigepealt. Nüüd ketast tuli ilusti läbi nagu metsa, võiks isegi öelda, aga ja ühe puu taha nüüd. Ja. Et kas see segab puttimist? Varsti näeme. Et kuigi siin tehakse ju nalja, et mets on ju 90+% õhku ja puud moodustavad ikkagi väga väikse osa, siis tihtipeale discgolfis need puud nagu muutuvad suuremaks kohe. Nii. Annelil siis väike argputt ja kolmas vise. Kolmas vise siin. Hästi. Ja südamesse. Ei! Kas nüüd... Teine ikka? Annelil oli pördiputt. Tubli. Kristi jõudis siia puu taha. Nii et see oli Anneli pördi ikkagi, jah. Ja puu ei seganud. Korra tundus, et kuna Anneli ka pidi astuma sealt nii-öelda välja, siis... Eks me ka siin vahepeal kaotame oma tähelepanu ja selle eest vabandame, aga Annelile jah siis pördi. Kristi võttis parri ära. Aga Annelilt siis ikkagi suurepärane drive siia 5-6 peale või? Pikaks ka veel korvist, et see on selline pea 110 meetrit drive. Küll väikeste kõrgust vaadega, eks seal ongi see, et kõigepealt sa pead viskama nii-öelda üle selle väikse kuidas ma ütlen, mugula või sellise kõrgendiku ja siis maapind langeb. Aga suurepärane sooritus, jah, pime korvil. Üks pördi meil see päev oli. Kes see võttis? Anneli tõuges männist. Et selles mõttes leaderpoolis 2 green hitti. Et täitsa võimalik siin võtta. Ja mõlemad olid ka veel avaviskega korvist nii-öelda kaugemal ehk viskasid pikaks. Nii et tuli siit siis 1 pördi ja 3 parri ja Anneli saab siis kõigi käest 1 viske tagasi, eriti tähtis siis jah võitluses tagant tulijatega. 12. rada par 3, 92 meetrit on teada tuntud kui ka Laterna rada, et siin siis vasakul pool on siis, mis siis suusaraja jaoks on rajavalgustus talvel, jääb täpselt joonel ette, et siin praegu kaamerast hästi ei näe, aga siin selle männi taga siis on see latern. Jah, ja kui mehed eriti tihtipeale ikkagi, kui sealt vanasti mängisid, siis tabati seda ülemist laterna osa seal. No see on ideaaltrajektooril oli täpselt nagu ees. See on nii seda sammust, nagu öeldakse, et jah, väga kurvad näod tulid ikkagi meestel, kui seda tabati, et... No ega see mind ka õnnelikuks ei teinud. Kas mäed nagu see spordirajatiste eelarves on eraldi rida, et 12. raja lambi post, paranduskulud. Oot, mis nüüd juhtus? Siin nagu jäi natuke kätte kinni ja lendas kuidagi üles, aga eraldi rida õnneks ei ole, et lihtsalt see on pime talvel. Pime nurk. Pime nurk. Nii, Kristilt vist kõige parem drive siin või? Jaa, tundub küll. Ega Anneli ka suhteliselt sarnases kauguses. Tundub, et Kaidi kas tegi juba äkki sealt metsa alt oma viski ära või... Ei, tal võis distantsi olla nagu oma jagu. Sealt selle tagumise kaamernurgalt tundus, et tal feidis sinna nii-öelda täitsa puude vahel ära, aga ikkagi platsi peale. Ja siit ideaalne lähenemine korvi alla ja kindla parriga. Lühikeseks jäid naiste visked siin. Ja jällegi vaatame, et kas lipp on siis sedavõrd vihmaga märjaks saanud, et enam väga ei lehvi, aga eks tuul on tagasi tõmmanud.
no ega Palju puud ka nagu väga palju ei liigu. rahulikum on jah. Tormi silmas vist. Jah. Ja Kristi annab ka korraliku proovi, aga tundub, et siit 4 parriga naised minema jalutavad ja keegi väga nukker vast ei ole. Et ega ta nüüd vanasti tänu sellele, et ta selline pime kõrge haiser vise oli, ega ta meestel ka nüüd selline, nagu öeldakse, Kimmi pöördi ei olnud, aga kindlasti taheti siit saada, see on selge. Tänaseks on siis meeste layout'il see rada, see korv nii-öelda siis viskab sealt ülevalt 10. tiiala kõrvalt ja on ikkagi kordades raskem. Jah, et seal on vaja meeste puhul siis distantsi tugevalt. 13. vana hea Saare rada, par 300 meetrit. Natukene Timo siin tiiala jällegi nihutanud ja toob siis või nii-öelda sunnib sind rohkem ikkagi kasutama seda sirget viset, mis minule isiklikult väga meeldib, et jällegi vise, mida vanale tiiala asetusega ei meeldinud üldse visata, siis tänaseks on tulnud lihtsalt seda harjutada, et see oleks selge ja täitsa tuleb kasutada. Ai, aga siin nüüd Annelit tabas natuke ebaõnn, et mulle tundus, et see OB-dokk jäi ette ja jäigi ketas mängualast välja. Jah, sai vist seal väiksed oksad ka. Nii. Ja mitu asja korraga. No nii. Noh. Super vise. Suurepärane. Keiti ründab siin vaata, et topsi joont. Tundus, et oli aeglane ketas ikka. Jah. Kas oli putter? Isegi võib täitsa olla putter, et lennujoon oli küll täitsa selline. Nii, Kaidilt ka hea vise, aga läheb jäi veidi lühikseks, aga no, ringis sees. Ringis sees, aga mulle tundus korra, et läheb sinna mändide vahele. Et veidi nagu hakkas seal üle minema ja nüüd näeme siis, et natukene ikkagi mingit õhku jälle liigub. Lipp on liikuvuses. Kristi on siis langenud vahepeal nüüd 3. Ja siit nüüd natukene paha sooritus jälle ja Kristi nagu ka Anneli peab suunduma drop-zone'i. Ja drop-zone siin on selline 18 meetrit korvist. Ja Anneli annab päris hea proovi. Aga noh, ta on nagu kõrgemal, et viskad nagu natuke mäest alla. Et päris raske tegelikult seal seda parri päästa, aga võimalik. Ja tuleb siit ilmselt 2 OB4 Kristile ja Annelile siis ja Kaidi ja Keiti nüüd võimalus siin ringist puti ehk green hitiga pördi võtta ja Kaidi alustab suurepärase putiga ja jällegi tõstab oma aktsiaid teise Eesti meistrivõistluse, Eesti meistritiitli teenimise suunas. Ja Keiti jällegi näitab, kui enesekindel praegu ikkagi see putt on. Ja selline kitsa jalgatasetusega harkputt. Aga kindlalt sees, et ei olnud, et ta oleks ühel või teisel pool ääres olnud, et täpselt keskele ja seal on ikkagi protsent väga suur, et see korv sisse võtab selle. Ja nagu öeldud, siis 2 OB4 ja 2 suurepärast pöördit siit kaardilt ja liigume edasi siis Kivirajale. Kivirada on naistel siis par 4, et 132 meetrit par 4. Et siis natukene nii-öelda emotsiooni anda, oli ka siin FP40 ja FP50 naiste poolt tagasisidet, et oi kui tore, saime ka ühe pöördi. Aga see pöördi saamine on ikkagi selline tuju tõstataja. Et jah, aga see annab ka tegelikult siin väga hea viske puhul minna ka iigli peale. Ja kas me mitte ju ei näinud naiste teisel ringil? Võtame kohe ette selle siit. Täpselt nii. Naiste teine ring, mis mängiti siis Mäetaguse discgolfipargis 13. rajalt, leiame ühe tumerohelise ruudu ja Maare Soasepp. Mäletan seda videot ka, et see oli ringist väljast putt, kui me nüüd ei eksi. Ei, vabandust. Jah, ikkagi ringist väljast, jah. Aga see oli seal 10 meetri nii-öelda piirimail? Jah, suhteliselt servas, jah. Et selles mõttes ikkagi väga hea vise? Absoluutselt. Nii, aga Kaidi jäi siin nüüd natukene kehva positsiooni, et
et peab ka sealt akrobaatikaga tegelema, enne kui nagu ruumi saab visata. Aga siit no päris tugevalt, aga jääb 10 ringi sisse. ja 9 meetrit. Aga nagu näeme, siis allservas ka siis Kaidil üsna turvaline eduseis on olemas ja kui siin ikkagi vahepeal väikse punase ruudu sisse viskab, siis ei ole hullu, peaasi, et neid siin järjest tulema ei hakka. Jah, aga Keiti on 3 viset nüüd Kristist ees, et see on nagu huvitav vaadata. Et Keiti tagantpoolt tuli ja pani hooga mööda. Pani hooga mööda. Enne ringi oli siis Keiti ja Kristi vahe 5 viset. Praegu on 8 viset siis tagasi teinud. Jah, et -3 oli Kristil ja Keitil +2 üldskoor. Keitil siis hetkel ring on miinuses. Ja täpselt nii. Ja Kristil on veidi üle parri tulnud. Ai, aga Kaidi siit nüüd eksib ja pöördit ei saa. Nii, Kristile pöördi. Ai, vaata, kus siin nüüd pöörditu pougi. Millega siin nüüd tegu on, et pingelangus? Siin nüüd kukuvad kõik asjad käest ära. Päike vähemalt väljas, aga vähemalt pougi toob siit ära. Nii et suuremast pahandusest nüüd ikkagi hoidub. Ja mängida on veel naistel siis 4 rada. Hetkel annab Kaidi siin kõigile, tundub, et 2 viset tagasi. Jah, kõik ülejäänud naised saavad 3 siit. Ja näeme siis uuendatud tulemusi. Kaidil -6, Keiti 0 ja Kristi +3. Nii et on veel siin põnevas tõus küll. Rada 15, par 4, 171 meetrit. Siin on näha, kus need kivid algavad ja niitmata ala on. Kuni siis alutaguse reklaamseinani on siis hasardala. Et kui sinna viskad, saad kohe +1, mängid sealt samast edasi. Ja naiste puhul on siis see esimene siuke, kuidas ma ütlen, koridor on võib-olla palju öelda või? Jah, pilu. Jah, et siit vahelt tuleks siis nagu läbi visata, saab minna vasakult poolt kõrgelt ka, nii nagu Keiti üritas, aga ta jättis natukene madalaks. Saab siit alt minna. Ja Anneli suurepärane kerge sannuka liinis ja ideaalne kõrgus ka, et saab maksimum distantsi siit kätte, aga ilusti jääb sinna mängualasse ja lühikseks siis sellest hasardalast. Eeskäega peaks olema tegelikult siit väga hea minna, aga Kristi, pani natuke nurka peale, aga väga heas kohas on. Väga heas kohas, küll kõige kaugemas nii-öelda hasardi nurgas, aga vähemalt sel aastal see ei mängi enam nii suure nurgaga kui vanasti sul. Jah, et naiste rajal ta enne ei mänginudki ja see hasard saigi nagu muudetud sellepärast, et saaks ka naiste rajal seda kasutada. Et siis sellepärast ta natuke kaugemal nüüd on. Aga seda puud, jah, tuleb ka vahel mängu. Juhtub ka neid ringe, on ju. Vaatad siin mingisuguse väiksema mõmmirajakorv ka natukene siin figureerib pildis. Jah, aga see ette ei jää. Ette ta ei jää, jah. Mis layout'i korv on? Mõmmi. Mõmmi ja punane panda ka tuleb, mängib siia ikka. Toredad nimed. No nii, Kaidil siis 3. vise ja teeb lay-up'i sinna põhimõtteliselt vaatad korvist eemale, aga tegelikult ikkagi natukene lähemale, et sealt võimalikult lühikest maad siis sellest hasardist üle oleks vaja visata. Nii, Annelilt siis avatraimandu siia. Ja see tundub, et on hea vise, vaatame, mis see tuul nüüd teeb. Oi, kus nüüd kergitab ja jaigu paha maapind ei võtnud jällegi täpselt sellise nurgaga sinna kallakusse sisse, et ketas põrkab otse edasi ja mängualast välja, nii et ja hakkab siis Anneli sealt OB4 puttima. No mulle tundus, et tuul tagant nagu... Ja teine kohe otsa. Täpselt, Keiti ei lugenud välja nüüd asja, et
see tuul tagant jäi kandma seda ketast ja hoidis selle hoo sees nagu, et see hoog oli päris suur kettal, kui ta vastu maad läks. Keiti võib-olla nii-öelda jutumärkis õigustuseks saab öelda, et ega sealt seda näha ei ole ka, mis see ketas seal taga nurgas lõpuks teeb. Et selles suhtes... Aga Kaidi nägi. Jah, Kaidi pani kohe... kõrgust juurde, muidugi ta oli lähemal ka, et... Ja Kaidi ei maandunud mitte kallaku peale, vaid sinna nii-öelda flati nii-öelda lageda peale, tasasele pinnale. Ja Kristi tuleb ees käega. Ja ilusti ringis. On ilusti ringis, jah. Aga siin on jah tuul tõusnud. Ja nüüd siis Keitil OB4 ei vabandust, Keitil on siin juba putib 5. Sest Keiti oli ju esimesega seal esimeses põõsas. Annelil 4. vise pärast karistust. Midagi nüüd Annelit segas siin. Jah, täitsa huvitav, et vaatas sinna harjutusväljaku poole. Aga otsustas ikkagi viskele minna. Kristil on nüüd 3. vise. Kui ta nüüd selle ära paneb, siis läheb jälle Keitiga põnevaks. Ja palun väga, võtab Kristi siit pöördi ja Keitil peaks nüüd tulema siit OB6 putt. Enne veel Kaidi muidugi oma 5 puttimas. Võtab korra momendi. No, sa oled 3 meetri peal, aga korv on sellise kallaku serval, et sa ei taha sealt ühtegi asja lohakalt teha. No vaata seda tuult ja seda lippu, kuidas ta siin mängib üleval. See on juba mitu ringi seal oma postile ümber teinud. Nii et jah, tuli siin nüüd kõik peale parri. Tuli Kristile pöördi, Kaidi ja Anneli siis Pougiga ja Keiti võtab siit tupla, nii et jällegi vastupidi, 3-viskeline swing Keiti ja Kristi puhul. Rada 16, par 4, 169 meetrit. Naistel siis on ta par 4, meestel par 5 mängib edasi, aga siin on siis korv kohe, kui metsakoridori sisse lähed, siin vasakul. Vot just siin, jah. Jah, naistel ka kindlasti mõtted loomulikult samad nagu meestel, et mängi esimene sinna selle kaldtee võimalikult, kas just võimalikult lähedale kuskile sinna ette platsi peale ja nii, et saab sealt mugavalt siis sinna metsaavahusse teist viset sooritada. Väike vihje tegelikult on see ka, et tegelikult sa saad siia paremale poole alla ka visata veel, et sealt näed tegelikult korvi päris hästi. Jaa. Nüüd see jällegi sõltub sellest, et kellel missugune see teine vise on, et kes on tagakäe domineerivad, need sealt, ütleme, kaldtee suudmes saavad ju sellise tagakäe haiser visata, loomulikult nurk on lihtsalt palju järsem, mida on vaja tabada. Aga Anneli läks sinna, vaatame, mis tal sealpool on, kohe kuulas need. Nii, aga siin on ka tuul selja tagant, mis teeb ka nagu ketta valiku natuke keerulisemaks. Nüüd läheb Kaidi vise ka veidi üle flippama, aga tundub, et päris hea positsioon jääb puudest nii-öelda eemale, peaks saama puhtalt visata, vähemalt liigutuse mõttes. No liigutuse mõttes küll, aga sinna ilmselt ikkagi ta ei planeerinud visata. Nii ja Keiti... Huvitav on see, et naistel jääb nagu ketas lahjaks, et tavaliselt tagant tuul ju teeb just kangemaks ketta. Ja Keiti nüüd leiab ennast üldse seal paremalt kallaku peal. Mäetagused džunglist. Flora ja fauna vohab päris kenasti seal. Aga visata saab. Aga nüüd... Mis see nüüd oli? Mis see nüüd... Tundub, et jah, ei saanud päris seda nurka ja seda kõrgust, aga vähemalt liikus edasi. Ja Anneli läheb siit üle minema, aga vaata, Anneli oli liiga sügaval. Pidi täitsa nii-öelda ümber nurga sellist fleksi tegema, et Kaidil avaneb veidi mugavamalt. Isegi täitsa võiks öelda, et täiesti sirge vise, kui seal nüüd mõni oks ees ei sega. No, seal on ka tammed, et need ikka laiutavad. Ja ikkagi saab puu. Aga no kohe saame näha ka, et kui kaugele ta seal korvist jäi. Kristi? No Kristi on väga heas kohas, et sealt võiks ju korvi rünnata. Just see tagakäe haiseri koht, et... Aga? Aha, sai hoopis puu. Ja rolli paremale. Nii. Ja Keiti ringis sees oma 3. viskega, nii et pari putil.
Kristi avaviskega suurepärases kohas, teise viskega no mitte enam nii suurepärases, aga eelmine aasta oli naistekorv siin. noh, näed, tuleb kädipukki ikkagi vaadata. Aga ilus lähenemine ja seal 2 meetri pealt Kristi saab parri ära tõsta. Jah, sealt ei tohiks juba enam probleeme olla. Nii, Kaidi teeb nüüd oma 3. Ja jälle puu taga. Ja vahepeal omale kädi ka saanud. Maarja Soasepp läinud siis sõbrannale appi. Noh, kus sa siis vihma ajal olid? Tean vastust, ringil. Vihmavarju all. Vihmavarju all. Ja Kaidilt patent pending, üle õla selline Kännu peale kuidagi kohe. väikene lähenemine ja parri putile. Ja nüüd siis meil Anneli jäänud. Ja tundub, et täitsa puti kaugusel. Lähenemiskaugusel hoopis. Hohoho! Jälle üks ilus kaugelt lähenemine. Ilusti, no mis ta nüüd seal võib olla? Kas 20 meetrit on ikka? No vaata, tükk aega jookseb ikka siia. Võttis ju jalutama isegi. Jah, võttis oma varusse kaasa kõik, et ei hakka tagasi jalutama, aga ilus pördi siin Annelile. Väiksed patsud ka korvile ja jällegi küsiks statistikat, mitu pördit sellelt rajalt naised finaalringile võtsid. Paar tükki vist seal paistavad olevat. No rada 16 andis meile 3 pördit finaalpäeval siis. Ja ülejäänud siin, Maria ja Ulvi said ka pördisid. no näed. Kui nüüd niimoodi võtta, siis pikka kasvu naisterahvad kõik 3, kes pördisid kätte said. Aga siit liidritele siis jällegi 3 parri ja 1 pördi. Ja siin siis see kaunis lähenemine Anneli Tõuges Männiste poolt. Ja nüüd tuleb meil rada 17 siis Roseni kabeli juurest. Siirdume tagasi alla. Ja siin on siis 118 meetrit, par 3. Ja sellest aastast on siis see vasakpoolne OB natuke muutunud, kui enne läks siin mööda neid valgustusposte, siis nüüd on lõpus läheb mööda niitmisjoont nagu ja korvi juurest on oluliselt kitsam nüüd. Jah, et see ikkagi just selline tugeva eeskäe maandumisala, tegelikult ka taguriga võib sinna liitmata alale feidida, et aga taguriga on lihtsalt see parem, et sa oled terve aeg mängualast tulnud, ainult sa saad sisse tulla. Aga kas me näeme nüüd, et naised lähevad rohkem pigem siit keskelt, kui mehed lähevad ilmselt enamus sealt vasakult poolt? No Kristi läheb kindlasti väljast, Kristi on eeskäega sedavõrd domineeriv mängija, et näeme ka, et juba sätib sinna välimisse aknasse. Kristil ja Keitil on ju kõva lahing ka käimas praegu, teise 3. koha peale. Ja see on oluline vise ja see on mängualas. See on ilusti keset fairway'd. Anneli siis oma esimesel viskel tabas puid ja nüüd ei teagi, mis see ketas seal lõpus tegi, kas ta nüüd jõudis mängualast välja või jäi ikkagi mängu. Vaatame kohe. Kaidi siin. Super vise. Ja Opadi! See on Eesti meister. See on Eesti meistri juttu, vaatad siin Eesti meister ennast natukene selle märjal tiialal veel libastub ka ja et ennast ära ei vigasta, aga lõpuks ikkagi jääb terveks. Ja Keiti, siin nüüd hõbeda pronksi heitluses väga tähtis vise. Kristi on keset fairway'd. Ja Keiti läheb ka otse peale. Ja kaamera nüüd suundub vähe... Aga liiga haiseris. Vähe välja poole ja teagi nüüd, kas seal oli kontakt või olnud. No Anneli nüüd on siin ikkagi mängualas sees. Ohoh! Et nüüd oli mingi seal kisa, aga see vist oli 18. See oli 18. ja olin seal ise ka juures, tean täpselt, et tegemist oli olukorraga, kus 18. tuli sedavõrd madal avadraiv, et see riivas kaameranaise objektiivi. Et kuidagi selline väga uskumatu juhus, et üldjuhul seal 18. tiiala all seistes nii lähedale ketast ei oota, aga juhtus ka see asi. Aga kõik lõppes hästi. Tuuline ilm. Ja Anneli nüüd... No nüüd on pahandus Anneli. Nüüd siin juhtub lugusid. Nii, kas Kristi
seekord läheneb korvi alla, ei hakka isegi... Ei ole vaja. Ja ei ründa korvi. Ja Keiti siis avaviskega OB-s. Küll aga täitsa selline distants, kust võiks OB3... Kuna ta nii kaugel on, siis ma arvan, et ikkagi puud ei olnud siin mängus. Lihtsalt oli võib-olla natuke liiga palju aiserit. Ja. Annab kindlasti võimaluse, aga päris kõvasti tuul mängib ja Keitile siit nüüd Pougi tulemas. Ja kas Anneli saab endale 5 päästa? Ei, veel välja. Vasakut mööda ka veel, jah. Nii et, 118 meetrit par 3, aga täpselt nii, et kui avavise ei õnnestu ja oled sellises ebamugavas asendis, siis võib sealt juhtuda ja Annelil nüüd jah, tuleb siit isegi mitte, jah, tuleb täitsa 6. 6, jah. 5. ta viskas mööda, aga alles eelmine rada oli 3, on ju, tuju hea ja siis järgmisel rajal kohe rada võtab jälle hea tuju ära. Yeah. Aga Mäetaguse viimane rada peaks olema selline hea tuju rada, et teeb natuke tuju paremaks. Ja Kaidilt milline bördi? Kaidilt suurepärane bördi, jah, korvi all ja viimane rada jäänud siis kohe, kui näeme siin Kaidi suurepärase avadraivi veel kord ja läheb seda kitsamat koridori, aga kui perfektselt sooritatud vise. Kergelt läks ketas üle ja maandus täpselt. Bullseye juba maandus, väike skip korvi alla. Ja sealt oli seda uisutamist ka näha. No nii, viimane rada, 18. par 4, 188 meetrit. See on see, mida oodatakse alati, aga on ka selline väikene hirm alati, et mis tuul on ja millise viskiga nüüd minna. Eriti just meestel, kes paljud ikkagi tahaks ju korvi rünnata ja sinna iigliputile saada. Naistel kindlasti üldiselt on plaanid vähe teised, et mängitakse ennast kuskile sinna nurga peale. Aga siukse tuulega, vaatame, mida naised teevad. Ja Kaidi viskab ennast ilusti sirgeks, jätab võib-olla kõige pikema viske sealt sirge taga otsast, aga hetkel ega seal peamine on lihtsalt mängualas olla ja... Jah, safe jääda, et sa ei peaks drop zone'i minema, mis on 105 meetri peal siis. Ja kõva tuul. Ja Kristi ees käsi ja tuleb täpselt sinna kõrvale. Jah, aga siit ei ole palju enam, et OB-s olla. Ja... No nii, Keiti. Ja Keiti on valinud päris stabiilse ketta, et see pöörab hästi siia mänguala poole, aga tal on jäänud selline 90 meetrit. Keiti ja Kristi vahe siis hetkel üks vise sellele rajale tulles. Keiti üldtulemus +3 ja Kristil +2. Nii et väga tihe olukord ja nüüd on siis Keitiga esimesena oma teist viset sooritamas. Vaatame, kas suudab panna nüüd Kristile pinget peale. No selleks ta peab lähedale viskama ennast. Ja läheb otse viskama, otse sealt puus siis paremalt vasakult poolt. Vasakult poolt, jah. Ja sai 9 meetri peale, et aga sealt... No ja vaadates, kuidas siin tuul puhub, siis päris sketši. No tal on küll tagant tuul. Kaidi nüüd aga väikese äparduse siia viimasele rajale omale. Viskab teise viske OB-sse. Ja täpselt tuul on sealt poolt, et kui ketta nurga nii-öelda alla annad, siis ta ei lase seda ketast nii-öelda hõljuma, vaid surub ta pigem lennu alla. No ma ütleks, et siin juba on tuul, jah. Et siin on ka nendest telkidest näha, et... Oot. Sealt tagant poolt tundus, et Kristi viskab korvi sisse selle jälle, aga bullseye'sse ja sellega nüüd võiks küll öelda, et hõbemedal sai vist otsustatud. No, see oli suurepärane vise praegu sellistes oludes. Selliselt kauguselt. Ja Anneli ka. Korvi alla. Suurepärane lähenemine Annelil sinna täpselt 4 meetri sisse. Kaidi.
ja ilus lähenemine. OB5 tulemas, aga mis veelgi tähtsam, teine järjestikune Eesti meistritiitel on terendamas ja mõne hetke pärast saab siis see ka lõplikult ära vormistatud. Keiti! No kas teeb veel huvitavaks? Aga ei. No kui ta võtab, võib-olla on huvitav talle edasi praegu veel. Ega siin 4-5 pealt sellise tuulega on ka keeruline, aga ilus putt Keiti poolt. Ilus putt Keiti poolt, lõpetab selle ringi parriga ja andis Kristile ikkagi kõva lahingu. Käisid siin edasi-tagasi. Aga Keiti Tätte siis 3. sel aastal. Kristi Unt pidas vastu, tuli seal 9. üks par pluss 4. Lumememm siis kokku, aga teine koht Kristi Undile ja Kaidi Alsalu, 2 aastat järjest FPO divisjoni. Eesti meistrivõistlused 2024 discgolfis. Eesti meister FPO divisionis Kaidi Alsalu. Nagu Timo siin ka öelda sai. Eesti meister FPO divisionis 2024. Kaidi Alsalu, suured õnnitused. Seda on alati tore öelda, et meistrid kroonida on ikka vägev au. Ja siin siis õnnitused ka värskele 2-kordsele meistrile ja siin ka lõpptulemused siis pärast 4 ringi, 2 ringi siis mäetaguse ja 2 ringi alutaguse discgolfi parkides. Kaidi poolt väga stabiilne mäng minu meelest, et oli kogu aeg sellise kindla vahega ja tunduski, et vaimselt oli natukene nagu teistest kohe nagu üle ja see vahe nagu iga ringiga, iga rajaga suurenes. Jah, kui vaadata esimese ringi lõppu juba siis 14. rajal, see siis oli alutaguse discgolfi pargis, võttis Kaidi tupla, sellele järgi kohe hole in one. Milline vise. Milline vise, Super. Siis veel bogey ja 2 birdit lõppu esimese ringi järel, siis Kaidi oli 3 viskega Kristist ees, teise ringiga kasvatas seda paari viske jagu, oli vahe 5 ja nagu siis ringi alguses nägime, -8 Kaidil, -3 Kristil, ehk siis 5 oli ka enne finaalringi see vahe ja lõpuks siis vahe 6, nagu ütlesime, Kristi ja Keiti vahel läks täitsa pingeliseks, aga lõpuks viimaste korvidega Kristi selle hõbemedali heitluse enda kasuks pööras. Sellised olid siis 2024 Eesti meistrivõistlused discgolfis Wienerbergeri esitlemisel. Saime siis sellega ühele poole, jääme ootama järgmise aasta meistrivõistluseid ja uute meistrite kroonimisi. Tänud, Timo, et tulid minu kommenteerima ja tänud, et ka need Eesti meistrivõistlused korraldasid enda koduõuel. Alati hea meel, kui Eesti parimad nii-öelda radadele võistlema tulevad ja Eesti meistreid seal kroonida saab. Jah, ja nagu öeldud, jääme siis ootama järgmise aasta võistlusradade infot ning järgmiseid meistrivõistlusi. Siinkohal meie täname ja kohtumiseni. Kohtumiseni.